äärmiselt raske seiklus. Tegelikult ega valmis ei ole, suht läbi olen. Selle Wiltshire tegemisega läheb nii palju aega iga päev, et aga ma teen seda jällegi rõõmuga, mis annab sädet minu ellu. Kuigi tekitab viimane väsimust, kui meil on nii palju riike, et see on ikka päris hirmus, ma ei tea, kas 5 või 7 riiki. Meil ei ole isegi plaanid paigas, meil on ainult Rio de Janeirosse on pandud hotell ja on võetud vend Liimast läbi Cuscosse. Kohvri, kargud, selja tagant koti, kõige pean üksi hakkama saama, sellepärast et kedagi ei tule. Kodu juurest minema vaatama, kas takso on jõudnud. Nüüd ongi aeg seemal, kus olen jõudnud lennujaama ja varsti peab hakkama minema lennukile, et Arlandasse lennata. Nii see vedamine käib, kui tõstuka autot ei ole. Rahulikult. Näeme. Nii see Lõuna-Ameerika trip algabki. Siin meil kassitakse nagu titekäruga viimine. Ma pead ära seda. Oota kere. Nii, ma pean sirgeks tagasi. Isti kohtele. Ma ei tea. I'm landed in Sweden. I am waiting here for 6 hours to fly on to Miami. 2 pingil üksinda. Siin on mu kõrval on mul magamiskoht. Panen tavaliselt alla oma koti. Peale panen 2 tekki ja madja. Siis ongi mul siuke oma lebole, kus saab magada. I am landing Miami. Taga käib meie saade, võttis meie visitka, seal peal on kohe viide esimesele saatele, pani kohe seal käima, kohe hakkas vaatama. Kui Rootsis vaadati seda lehte nagu raketiteadus, siis siin kohe inimesed saavad aru, millega tegu on. Paned lihtsalt teed oma telefoniga plõksti, foto sellest QR-koodist ja koheselt hakkab saade jooksma. Esmamuljed Ameerikast ei oskagi öelda. Põhimõtteliselt nüüd puistati peaaegu tund aega, võeti jalanõud ära, kõik toolid, kõik külgedele pööramised, püksivöö vahed. Ma ei saa aru, mida otsiti, ma ei tea, ma polnud siukest asja näinud. Ma mõtlesin, Prantsusmaal vanasti oli siuke puistamine, aga siin oli ikkagi veel hullem. Aga jah, tooli mul ei ole enam ja ma isegi ei tea, kuidas edasi saama hakkab. Aga no, mis siin ikka? Ajame näo suuri naerule ja mis ikka, eks me vaatame, mis edasi saab. Pole kuskil maailma nurgas hätta jäänud, ega ma ei jää seekord ka hätta, aga lihtsalt ise ma olen ka natuke šokkis. Täna ma olen šokkis. Sellepärast, et inimestel ongi täitsa ükskõik. Sa jääd ilma ratastoolid, et muretseks või mõtleks selle peale, kuidas saad nüüd edasi minna või nad raputavad pead, nad ei oska midagi öelda. Näitavad mulle, et sass on ära kaudanud minu ratastooli, et seda ei ole, see on kadunud. Here, yeah? It's right here, but it's too early. Yeah. It's 11. You want to eat something or you want to see first? I understand. Yes, very, very crazy. What I doing? I wanted to go toilet, something. This is crazy. Later maybe. I can request. Yeah, I can request something for you so someone can help you. How time is flight? 11:16. Okay. It is? Yeah, that's why. Yeah. Correct, yeah. Now is okay. Yeah. So it's too early to board. So you have like 2 more hours. To board, to start boarding. Okay. So you maybe can sit here and I can send somebody like an hour. Yeah. To see you if you would like to go to the toilet. Yeah. Fine? Good. Yes. Okay. Yes. Thank you. My Wiltshire arrived in Miami before the flight to Brazil. Now we land in Rio de Janeiro, Brazil. Sellistega lendama ei pea. Need on võrreldud ainult. We speak Estonian.
nüüd oleme siis vaikselt jõudnud ka Rio de Janeirosse. Mu sõber, Austraalia sõber kogu aeg jonnib seal, kus ma olen, mis ma tulen, mis ma teen, aga no need asjad võtavad ju kõik aega igalt poolt. Kõik tulemised asjad, ega siin ei ole see nii lihtne, aga õnneks ma olen kohal. Läheb varsti mölluks. Nii et võtame veel viimast lihvi. Küll on magamata palju, aga ei ole hullu. Läheb lahti kohe varsti, tuleb päike, rand, soojus. Wow. See on midagi sellist, mida ei saa iga päev. Here Rio de Janeiro, safety, not safety. Yes? Everywhere is writing that this air, no safety. I speak what I listen. I don't know. I think same. Yes, me. I take this, yes. Lähme otsima mu raidis sõbra üles, on niisugused naljad, no. Tegelikult enda pole kohvrid käes ja juba saatis kirja, et ma läksin taksoga minema ja kogu aeg pead aru saama, et ta teeb nalja, et tegelikult see ei lähe ära. Okei. Ma pean lõpetama, siin on keelatud jälle filmimine. Ohoo, keda ma näen! Vau! Davai, ei! Thank you! Okei, thank you! Noh, kui ta on siis? Läheb mälluks ole? Läheb mälluks ja lähme. Kui oleks kaamerat, tuleks siit igasugust asju, aga kaamera ees nagu ei saa räägitud, jah? Me rääkisime, ei tee minu staari siin. Ikka teeme ju. See oli ka Austraaliasse ka staarina tagasi minna. Näete, kui häbelik poiss ta on, muidu on ta siin. Nii jutukas ja võimas meesterahvas, et me oleks teinud siin igasugust nalja tavaliselt, aga täna poisile näost ka natuke läheb punaseks ja mis siin ikka. Läheme otsime takso, vähemalt ma tean, et ma ei saa riielda, kui ma võtan kaamera välja. Tahad mingit kajakat ka veel panna või loobuda? Ei ole, jah? Ükski automaat meile rivis raha ei anna. Ma ei tea, kas me oleme nii vaesed, et meie raha neile ei kõlba või? Suhke vahet, tasu 50 reaali võtab vahet. Me oleme siis tsoonis, siit võtame Uberi. Raidi jutu järgi on see nagu turvaline. Loomulikult on turvaline. Ta vähemalt räägib, ma seletasin talle ära, et me võime sees ka takso võtta, et maksame see 50 rohkem. Aga ta ütles, et siin on kontrollitud. Uberiga jääb jälg vanana. Sa näed kaardi pealt, kus sa liigud ka, no nendega sa ei näe, kus sa liigud. Uberiga sa näed, kus sa liigud. No, usaldame Raiti, usaldame seekord Raiti. No, ellu tahad jääda, siis küll jah. No kui ta džunglist eluga tagasi tuli, siis peab ikka kõik hakkama saama, siis ma arvan, et me saame hakkama. See olid jaagurid ja värgid. Aga vabas või? No ma arvan, nad rohkem hirmutasid meid selle jaaguritega, aga päris äge oli küll. Rait lihtsalt käis, mitu päeva sa olid varem džunglis? Ühe päeva olime džunglis, ühe päeva seal linnas Manaus, Amazoni keskel. Ühe ööbisime džunglis ka täitsa. See oli päris äge võrkkiiges, pidime omale võrkkiigesel leiutama. Aga grillisime seal kana. Alguses taheti, et me püüame oma saagi sealt, aga me olime nii saamatud, me ei saanud sellega hakkama. Ei saab kalagi kätte. Nii et õnneks nad võtsid süüa kaasa. Aga seal oli võimalik minna niimoodi, et läheb 6-ööks või 6 päevaks ja 9 läheb metsa täitsa ja siis nad jahivadki seal. Üks grupp jahtis mingi kitse maha, said kitse seal 1 päeva. Siis näidati, kuidas vanade kommete järgi tehakse neid, kuidas liha säilitada, kuidas hoida seda, kuidas see värske püsib. Lõket, elamist, kuidas ellu öeldud džunglis öeldud. Te räägite, et mina panen hullu. Näete, tema peab hullu. Muidugi ma tahtsin džunglisse kaasa minna, aga ta ei võtnud nüüd. Et see nali jääb küll ära. See on ainult tugevat. Uberit sulas või? Minu meelest kõik igal pool saab sulas maksta. Bolti ja kõike. Seal Austraaliasse sulas ei saa maksta. Seal oli isegi valikut, et saad sulas maksta. Siin oli sulas, aga praegu see summa läks üle liiga kõrgeks ja mu krediitskoor ei ole nii suur, et saaks sulas maksta. Või see Uberi skoor. Et ei ole Uberit nii palju tellinud, et saaksid sulas maksta? Ei ole Uberit tellinud. Ta on 260 meetri pärast siin ka nii. Okei, ma panen kaamera, peidan ära igaks üks. Ei, tema ta ei tea, nendega ma ohutu. On ohutu, jah? Naljakat nagu väga ratastooli sõbralik, sellepärast, et mitte ühtegi ei kohvriga ei saa üle ääre alla 3 trepi aastat. Ma ei tea üldse, miks see nii kõrge nüüd. Vihma pärast. Ja 3 trepi aastat kogu aeg. Kuskilt ei saa ei kohvritega üle, ei ratastooliga üle. Saime nahad. Juba tuleb välja, et vale Uber on.